meie kuuleme sellest, kuidas meie Issand Jeesus Kristus suri. Ja seda Luuka evangeeliumi järgi. 23. peatükis me loeme sellest. Ja kui nad jõudsid sinna paika, mida hüütakse pealaeks, lõid nad tema sinna risti ja need kurjategijad ühe paremale, teise vasakule poole. Aga Jeesus ütles, Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Siis teine poodud kurjategijast pilkas teda ning ütles, eks sa ole Kristus, aita iseennast ja meid. Aga teine kostis ja sõitles teda ning ütles, kas sinagi ei karda Jumalat, kuna sa ise oled ju sama karistuse all, meie küll õiguse poolest, sest meie saame kätte, mis meie teod on ära teeninud, aga see sinane ei ole teinud midagi ebakohast. Ja ta ütles, Jeesus, mõtle minule, kui sa oma kuningriiki tuled. Ja Jeesus ütles temale, tõesti ma ütlen sulle, täna pead sa minuga olema paradiisis. Ja kui oli juba 6. tund, siis tekkis pimedus üle kogu maa 9. tunnist saadik, sest päike pimenes ja templi eesriie kärises keskelt lõhki. Ja Jeesus kisendas suure häälega ning ütles, Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Ja kui ta seda oli ütelnud, heitis ta hinge. Aamen. Surnute pühal meie mõtleme neile, kes on ületanud selle maise piiri. Aga me mõtleme ka surmale endale ja sellele, et meie iga päev ise ka läheneme sellele piirile. Millal see päev tuleb, kus see saabub, kuidas meie lahkumine on, see on kõik Isa teada, seda ei tea meie, aga üks on kindel, et ta saabub. See on väga tõsine tund, kui me jõuame surmaväravate ette. Meie ees nüüd selle kirjakohaga on asetatud 3 meest, kes seisavad surmaväravate ees. On jäänud veel üsna pisut aega. Kui nad selle piiri ületavad, peaaegu korraga lähevad nad. Kõik nad on mehed, võib-olla kõik on isegi noored mehed. Mitte vanad hallid haigevoodis, vaid väga erakorralises olukorras ja surevad kõik vägivaldset surma. Väliselt on nende 3 mehe surm üsna ühesugune, kuid sisemiselt on ometi maa ja taeva vahelised erinevused. Kõigile meile paneb surm oma punkti, aga millise, see on väga erinev. Inimesed ütlevad, ühtemoodi peame kõik surema. Ainult surema, aga mitte ühtemoodi. Ja see oleneb sellest, kuidas meie oleme elanud, nii meie ka selle piiri siis ületame, kui see ka oleks väliselt ühtemoodi. Mis meile nüüd kuidagi võõras on, nagu häirib, meil küsimusi tekitab, on see, et Kristus, Jumala poeg ja röövlid surevad ühesugust surma. Oleks nagu ükskõik, kas sa oled röövel, Kristus või Juudas,
kõik nad surid enneaegselt ja hirmsal viisil. Röövlile on muidugi see paras elu lõpp ja Juudas päris ka üsna loogilise lõpu veel, aga Jumala poeg Jeesus Kristus. See tingibki siis, et pärast seda, kui meie oma tee oleme lõpetanud, peab olema kohus. Inimesele on seatud ükskord surra ja pärast seda on kohus. Röövli ja Juuda kohus ei lõppe sellega, et nad surid nii, vaid see kohus alles algab. Surm on see must kriips meie elutöö all, kus tehakse kokkuvõte. See kriips võib olla kõigil ühesugune, aga kokkuvõte on väga erinev. Ja Jeesus ütleb, ühed lähevad igavesesse ellu ja teised igavesesse hukatusesse. Värav on ühesugune, aga värava tagune olukord on hoopis erinev. Õndsad on need surnud, kes issandas surevad. Kuidas nad siis on surnud? William Branham, kes oli suur tööriist Jumala käes paljude päästmiseks, paljude tervendamiseks, ise suri autoõnnetuse tagajärjel. Ja nii on ka paljud Jumala inimesed läinud samasugust rasket teed surma nagu need, kes on Jumalast kaugel. Jumala poeg pidi surema kõige valurikkamat, teotavamat, häbistavamat ja raskemat surma. See nii sageli tõstab küsimuse üles, miks ka usklik inimene mõnigi kord, mitmed nendest peavad suurte valudega surema. Mõned on püüdnud küll õpetada, et õige usklik, see sureb vaikselt. Tean ühte koguduse vanemat, kes ikka ütles seda, see pole õige uskliku surm, kui tema valudes sureb. Usklik uinub lihtsalt magama, kui tema on õige usklik. Oli ta ise õige või mitte, aga ta ise suri suurte ja pikaldaste valudega ja see näitas vähemalt, et tema teooria ei olnud selles osas õige. Üsna lähestikku surid meie liidu juhtivad tegelased, aseesimees vend Timtšenko ja vend Karjev. Üks suri pikkade valupäevade ja kuude järgi ja teine varises kokku oma töölaua taga ühe hetkega. Mõlemad olid töötanud Jumala riigis külg külje kõrval ja täitnud oma ülesandeid, aga ärakutsumine oli erinev. Sageli kõrvalseisjad ütlevad, kui nad näevad kaustlikku valudes, kus on tema Jumal? Miks peab siis usklik ka nii surema? Siis teame, see on nii Jumalast seatud. Kui Jumala poeg suri valudes, siis ei ole meil ka midagi selle vastu vaielda, kui Jumal leiab vajaliku olevat meie elu lõppu ka nii teha. Olen küll vaikselt palunud, et Jumal annaks ilma valudeta surma, aga siiski lisanud juurde, sina tead, mis on parem. Sellepärast tahaksime ka kõiki neid kinnitada ja oleme ikka kinnitanud sellega, kes ka praegu on valudes ja nii ootavad surma, vaadake Jeesusele. Ja kui ükskord peaks ka meile surm nii saabuma ja vaenlane tuleb, siis meile etteheiteid tegema ja ütlema, sina ei olegi õige usklik olnud, et sa nii pead surema, siis vaatame Jeesusele, kes ka suri nii. Küll küsime, kus on siis nagu õiglus selles osas, kuid siin ei ole tegemist õiglusega, vaid Jumal vaatab surmale ka risti kaudu
ja Golgata rist näitab meile surmasisu kõige paremini. Nüüd näeme siis 3 meest ületavat surmapiiri ja esimene neist on kõva südamega kurjategija. Kui inimene on ristil päikse käes kõrvetada, hing pooleldi kinni, surm läheneb aegamööda kindlalt, siis mõtleme, seal peaks nüüd iga süda sulama, pehmeks muutuma, aga näeme, patt võib teha inimese südame nii kõvaks, et ta siis ka veel pilkab teist inimest, kes on sama saatuse osaline. Tal pole halastust elus olnud, pole tal halastust ega kaastunnet ka surmas. Ta oli rahumeelega võinud inimesi röövida, neid peksta, võib-olla tappa, maha jätta. See tema südant ei puudutanud ja me näeme, et see jääb ka kõvaks surmatunnil. Kui kõvaks võib teha patt inimese südame, sellepärast on see esimene rist suur hoiatuse sammas pattu ja kurja suhtes, südame kõvaduse suhtes, kuidas me selle eest küll peame hoiduma. On väga ohtlik oma südant kõvaks teha ja Jumala vaimule vastu panna. Meie võime sellise südame kõvaduse saada, mida ükski asi enam ei pehmenda, ka surmatund mitte. Jah, mitte ainult see surmatund, vaid kõik, mis sellele järgneb. Varsti ta pidi kohtuma nendega, keda ta oli röövinud, keda ta oli tapnud ja mis siis järgnes, seda on meil raske kujutella. Kui üks mees suri, ta oli riigitegelane, kes oli palju inimesi hukkanud, siis keegi vend ütles, ei tea, kuidas tal ka esimene tund põrgus on, kui ta kõigi nende ohvritega seisab silm silma vastu. See on kohutav ja seal ei ole enam põgeneda, ei vabandada kuhugi. Elu on hirmus, surm on hirmus, aga igavik veel hirmsam. Teine rist, mis meie ette tuleb, on meelt parandav mees. Ta on ka kurjasti elanud, võib-olla mitte ka nii kurjasti kui eelmine, et ta süda polnud nii kõvaks läinud, aga ta oli ka kaasa haaratud sellesse ja oli pärinud nüüd seda, mida ta nagu ise ütles, et seda oleme väärt mõlemad. Temal toimus veel tõsine meeleparandus, sest ta leiab, et ta on patune ja ta on hukatuse ära teeninud. Ta näeb, et Jeesus on õige ja ta on päästja. Ta südames on Jumala kartus, hirm selle ees, et kohus järgneb. Ta küsib etteheitvalt oma kaaslaselt, eks sina ka ei karda Jumalat. Ei, see inimene oli Jumala kartuse kaotanud, aga tema südames veel kuski oli. Hirm, mis nüüd tuleb, mis nüüd saab, kui ma selle piiri ületan. Ja siis ta palvetab Jeesuse poole. Ta kuulutab ennast sellega ka tema poole. Ta usub, et on olemas paradiis, mida Jeesus võib anda. Ja siis ta saab ka palvele vastuse ja rahu. See on meile tuntud röövli arv.
See röövli armu mälestussammas ei ole meile mitte selleks jäetud, et meie oma pöördumist lükkaksime viimasele silmapilgule, vaid see on veel usu kinnituseks kõigile neile, kes on oma armuaja ära raisanud, aga veel pöörduvad Issanda poole. Ja lõppude lõpuks oleme meie kõik patused hukatust ära teeninud, sest me oleme Jumala aust ilma ja saame õndsaks ainult Jeesuse Kristuse läbi. Tema esindab siis kõiki neid, kes armu läbi õndsaks saavad. Ja siis on meie Issand Jeesus. Kuidas tema sureb? Üks arst haiglas, kui mõni oli väga oma surmaga, kimpus ja aastas, siis ta ütles palu Jumalat. See kanti kõrgemale poole ette ja tal tuli sellepärast aru anda. Ja seal ta siis ütles nendele, olgu mis on, ma olen paljude inimeste surma näinud, aga usklikud inimesed oskavad surra. Oma nagu vabanduseks seda ütles. Osata õigesti elada, see tähendab ka osata õigesti surra. Kui me pole õigesti elanud, siis ei oska meie ka seda õigesti. Siin on mõnda meil õppida Jeesuse juurest, sest tema on meile eeskujuks igas asjas, nii elus kui suremises. Kõigepealt meie Issand uskus, et see on Isa poolt määratud tund ja viis, kuidas ta peab surema. See ei tulnud loomulikult, ei tulnud õiges eas, ei õigel viisil, aga ta ütles, Isa, sinu tahtmine sündigu. Ta tundis ka hirmu ja ahastust kõige selle juures, aga kui tal oli selge, et see on Isa tee, siis ta usaldas teda kuni lõpuni ja ta võis ütelda, Isa, sinu kätte annan mina oma vaimu. Me laulame, ma tean, mu Isa üleval on määranud selle tunni mul, mil koju lähen ja teda näen ja igavest ta juurde jään. See tund on meie Isast määratud ka meile igale ühele. Aga olgu nii, et kui meie elame, siis meie elame Issandale ja kui me sureme, siis sureme Issandale. Kas me elame või sureme, oleme Issanda päralt. Oma surmas Jeesus palus andeks andmist veel kõikidele oma vaenlastele. Ta oli inimesi armastanud kogu elu ja kui nüüd talle nii ülekohtuselt tema heateod tasuti, siis on loomulik, et hinges tõuseb trots, kättemaksutunne, aga kuulsime ta sõnu, Isa, anna neile andeks, nad ei tea, mida nad teevad. See on õige lähenemine igaviku piirile, kus kõik veel saab puhastatud, kõik andeks antud, kõik vahekorrad inimestega mitte ainult korraldatud, vaid et meie ka neid armastame. Küll on hirmus, kui meie vahekorrad jäävad korraldamata, kui meil on arusaamatusi ja riidu ja peame nii igavikku astuma. Jeesus on siin meile ilusad jäljed jätnud. Kõike ülekohut, kõike valu, kõike vaeva kannatab ta vaikselt.
ei nurisemist, halisemist, etteheiteid, vaid vaikne kannatus. nii oli ta õppinud siin elus käima, nii käis ta lõpuni. ta teeb ka head kuni oma surmani. veel ristil hoolitseb tema oma ema pärast ja annab teda oma jüngri hooleks ja annab talle juhiseid. mõni lõpetab juba töö vaimulikult põllul aegsasti ära. mõned lähevad vaimulikule pensionile. aga Jeesus teeb veel viimase tunnini head. kui suur õppetund see on meile, külvata veel nii kaua, kui suudame. külvata hommikul, päeval ja nagu koguja ütleb, ära lase õhtul ka oma kätt seista. kui me veel midagi võime teha, teeme seda. aga mis meile nagu kõige sügavama mulje jätab, on see, et ta kuni viimase silmapilguni püüab inimesi päästa ja päästa igavesest hukatusest. ta ütles, mina olen tulnud otsima ja päästma neid, kes on kadunud. ja ta otsis ja leidis neid, kes olid patused ja elust kõrvale heidetud, kelle peale vaadati kurjasti. tema leidis neid. viimasel Jeruusalemma käigul ta leiab veel Sakkeuse ja juhatab teda igavestele radadele. aga sellega ei lõppe tema töö. veel ristil võidab tema ühe taevariigile. oh, kuis peaks me suure hoolega päästja verehinda ilmas koguma. meil lähevad päevad, kuud ja aastad ja ei ole kedagi issandale võitnud. see pole nagu meie südame mure. meil on omal muresid nii palju. aga kui Jeesus on suurtes kannatustes, valudes, ahastuses, jätkub temal veel jõudu teiste päästmiseks. kui meie ka suudaksime nii elada ja nii surra, küll see oleks ilus. selleks on Kristus siis kannatanud ja meile tähe jätnud, et meie tema jälgedes peame käima. sageli neil piltidel, mis on maalitud Kolgatast, on 3 risti. mõnikord ainult väga nii sümboolselt. ja need on kõik ühesugused ristid. arvatavasti olid nad ühe puusepa tehtud ja üsna ühesugused. ja nii on meie ees siis nad praegu nagu seismas. esimesel on röövel, kes on ikka püüdnud elust ainult saada, teiste kulul elada ja ristil on temal sama soov. aita ennast, aita meid ka. ta on mässanud Jumala ja inimseaduste vastu ja jääb mässajaks lõpuni. keegi ei tule tema risti alla. kedagi meie ei juhata ka sinna. nii nagu tema elu, nii tema surm. teisel ristil meeleparandaja patune. temaga meie kinnitame suuri patuseid, kes ütlevad, minu patud on suuremad, kui Jumal suudab andeks anda. siis juhime nende tähelepanu röövlile, kes oli surma väärinud oma pattude pärast igatepidi ja ta sai armu. sina võid ka armu saada. tema risti juurde juhatame neid, kes on hiljaks jäänud, veel surivoodi lüüavad issanda tappi ja küsivad, kas ma võin veel armu saada.
siis juhatame teda sinna ja tema juhatab meid kõiki selle 3. risti juurde. Sinna tulevad kõik patused, kõik, kes armu otsivad, oleme meie tulnud, tulevad teised. Sellele ristile lauldakse ülistust maa peal, aga veel rohkem taevas. Tal, kes on tapetud, on väärt võtma väge, rikkust, tarkust, rammu. Sina oled meid ostnud oma Jumalale igaveseks päranduseks ja teda meie tahame austada. Tema rist särab erilisel viisil. Rist, see hukkamise vahend, kõige koledam, kõige põlatum, mida kasutati orjade ja allutatute suhtes. Selle paigutame meiegi oma lahkunute hauale. Paigutame teda piiblikaanele ja mitmele poole mälestuseks sellest ühest ristist, kelle läbi meile on õnnistus tulnud. Koguneme üheskoos mäletama meie issanda surma ja selle risti läbi on meile elu tulnud. Kuigi see väliselt nii kole, aga sisemiselt auline ja särav. Ja kui ka meie surm peaks olema väliselt väga armetu, aga ta võib olla Jeesuse läbi särav ja auline, kui meie tema sees sureme. Aamen.